Täna vaatame siis väga huvitava pilguga maailma, kogu loomet, kogu avaldumist läbi sellise sõna nagu maffia. Kui me alustame nagu siit poolt, siis on nagu esimene maffia on see, et see tavaline inimene, kuna ta näeb ebaõiglust, riigi poolt, struktuuride poolt, ma ei tea, kus iganes, kuritegeliku maailma poolt, siis ta peab ka olema nagu maffia. Ta peab pere peab toidetud olema, kuidagi peab nagu üür makstud olema, ma pean ka kuidagi nihverdama, eks ju. Kui riik paneb makse, paneb muudkui juurde nagu maffia, eks ju. Ladik elab, selle oma elu, eks ju. Retsime need lolle, eks ju, all, see on alati ajaloost nii olnud, eks ju. Igast võib teha igasugust show'd, eks ju, et nad on huvitatud, et nad on rahva nagu saadikud, aga reaalsus, me teame, mis reaalsus on, eks ju, ise igaüks. Ja siis see lihtne inimene, kas ta lihtne ettevõtja, lihtne, ta peab ka nagu maffia olema, ta peab mõtlema nii, et mind lüpstakse. Ma päris ikkagi tahan, isegi kui ma ei ole nii võimekus, kui nüüd seal ladvas, aga ma proovin omamoodi ka oma maffia luua. Oma vennaskonna, oma kogukonna, et kuidagi ka nagu hakkama saada, ütleme, kui ma suudan niimoodi organiseerida. See on esimene maffia. Teine maffia on, eks ju, riiklikud struktuurid, sinna pole mõtet üldse peadata, eks ju. See on ju kõik välja tulnud, dokumentaalsed, ajaloolised, faktilised, statistilised, eks ju, mis toimub, mis protsendi käes on seal. Nii, ja siis teine on, ka dokumentaalfilm on siis, ütleme, et piiri on raske teha muidugi, piiri on raske panna, aga ütleme, et robustsed ikkagi on nad, ütleme, poliitilised struktuurid, administratiiv, juhtivad, diktaatorlikud struktuurid ja siis on lihtsalt kurjategijad, kes on ka organiseerunud maailmas, eks ju, seal Sitsiilia maffia, Kolumbia maffia, Vene maffia, Jaapani maffia, terve dokumentaalfilm, eks ju. Kuidas aastakümned on tegutsenud maffia struktuurid, eks ju, kuidas nad on ka imbunud ühiskonda, kuidas nad kontrollivad ja liigutavad mingit raha ja ka mõnes mõttes ütleme, et mingid vennad on võib-olla kunagi aru saanud, et seal on nagu kaupmehed lüpsavad meid, et me teeme oma nagu karmima süsteemi, eks ju. Pakume katust, eks ju, siin ja seal või ükskõik mis vormis, kasiinod, prostituutide värk, narkotsi värk, et see on kõik nagu, seal küll piirid nagu tuhmuvad, eks ju, nagu öeldakse, et umbes, et me võitleme narkootikumide vastu, et nii suured summad on, et eks seal need riiklikud struktuurid ja maffia struktuurid, kui riik tahaks, ta võiks sammu need kinni panna, eks ju, kõik on teada, kust kartellid, kuidas nad toimivad, eks ju. Mille pärast seal nagu käib ainult selline väike, selline sümboolne mingi politsei nagu midagi nagu justkui teeks, aga ikka kõik liigub edasi samamoodi, eks ju. Narkomaania suureneb, narkootikumide sortiment laieneb, eks ju. Ma ei räägi üldse selle narkomaania läbi selle massimeedia kõik, et see on ka omamoodi, eks, ajupesu. Okei, 3 maffia struktuuri. Tavaline inimene, kes üritab organiseeruda, et teda ära süüdaks elusalt. Siis on, eks ju, riiklikud struktuurid, täielik maffia, eks ju. Selline käsi peseb kätt süsteem, onupoja poliitika ja mis iganes. Ja siis tavalised, eks ju, kurjategijad, kes kontrollivad siis teatud struktuure. Ja siis on veel 4. maffia. Nii kurb, kui see ei ole, nii vähe, kui see meile meeldiks, on tegelikult emake loodus kõige kõrgemad loodusseadused, algne absoluut, kes tegelikult läbib kõike kui teadvus, on kõikide elusolevate hinge kõrval kui ülihing, ja me ei saa mitte midagi sinna teha. Tema lõppkokkuvõttes kontrollib. Ta lihtsalt kasutab neid 3 maffia struktuuri, et inimestel, et üldse süsteem toimuks, et inimene saaks kogemuse ja sellepärast materiaalne energia, ükskõik mis kujul ta avaldab, mis maffia kujul, ta on selleks loodud, et tupikusse meid viia. Surm, sünd, vananemine, haigus, viha, kadedus, mõistuse probleemid looduse poolt, kliimaprobleemid ja ütleme, et teiste elusolevate poolt, eks ju, alates putukatest, lõpetas naabriga näiteks. Et kõik seal on kogu aeg, see ratas käib. Lihtsalt see lihvib, see veskiratas, see algne mafiooso, algne jumal, kes on tegelikult tingimusteta armastuse kehastus, kes teeb lihtsalt heas ja halvas meile siis õppeprogramme. Ja kui sellest aru ei saa, see on nii täpselt kirjutatud ja oma kogemust näha, et ikka kõige selle taga on ikkagi suur õiglus, suur headus, suur armastus, seda on võib-olla raske niimoodi näha. See on eraldi pikk teema, eks ju, kuidas siis, eks ju, seal klassikaline küsimus, et kas see jumal on siis maniak, et ta laseb siis materiaalses energias, materiaalse keha tasemel nii palju meile kannatusi. Aga sellest ma olen ka rääkida eraldi, sellele me ei peatu, aga põhimõtteliselt jämedat võtta, siis vali ise on 4 siis maffia struktuuri
nii või naa, ühes maffia struktuuris sa pead tegutsema. Muidu on nagu krõska.